Kolmanda päeva hommikut alustame ühes väga müstilises kohas. Kahjuks pole jälle videole heli salvestunud, kuid räägin teile ikkagi lähemalt sellest võimsast metsast. Iidset Laurisilva vegetatsioonitüübiga loorberimetsa võib tänapäeval leida vaid mõnel Atlandi ookeani saarel ning suurim neist asub Madeiral. Siin on puid, mis on üle 800 aasta vanad ning siin elab palju taime ja loomaliike, mida kuskil mujal maailmas ei leidu. Loorberimets aitab hoida saare hüdroloogilist tasakaalu ning on lausa UNESCO maailmapärandite nimekirjas. Peale selle erilise metsa imetlemist käisime uudistamas kaljude vahel olevat koske ning siis aga suundusime tegema midagi, mis enamikul meist jalad võdisema pani. Sa ostsid kõik piletid praegu? Jaa, ostsin kõik piletid ära. Ja. Nii, järelikult see tähendab, et me kõik lähme sinna peale. Ma mäletan, et Sandral oli samasugune reaktsioon, kui väiksena läksime Itaalias mingisuguse rollercoasteri peale. Lähme, istume esiritta ja istusime maha. Issi, ma väga ei tahaks enam minna. Mul on praegu täpselt see sama tunne. Me sööme krõpsukotti enne tühjaks, igaks juhuks, sest Rolts arvas, et tal on vaja võib-olla oksendada vahepeal. Tulevad veel inimesi. See võib veel, jah? No Rolt, siis sa saad ju siia minu kõrvale istuda. Seda niipidi. Ma ei taha enam. Ma ei taha. Hans ei ütle, ei ole nii hull. Kus sa arvad? Vaata veel aga, jah? Ma olen lihtsalt niimoodi. Normaalne. Isegi Sossi häälis oli värinad kuulata. Siuke tunne, nagu ma reaalselt hakkaks niimoodi peama. No ei ole häda midagi. Ma vaatan lage. Oho. Kuidas Eesti läheb? Siin on päris äge. Jah, ta läheb nii lähedalt tegelikult nagu sellele, et mul isegi ei ole praegu külje pealt hirmus vaadata. Aga seal, kus Hans on, hell no ma ei oleks seal. Ära liiguta. Tunned, Rots või? Tuul ei ole vait. Järsk tõusis tuul. Sõitsime just, ma arvan, et see on üks maailma kõige äärsemaid cable car'e, kui ei ole maailmas, ta oli Euroopa kindlasti. Põhimõtteliselt kõrgust, kust me tulime, oli 480 meetrit alla ja selle tee pikkus oli ainult 600 meetrit, eks te kujutate ette, et ta läkski reaalselt niimoodi alla. Ja me Roltsiga veits kartsime, aga ütleme, kui me seal auto sees olime, siis lõpuks see ei olnud üldse enam nii hirmus. Nüüd me jõudsime siia alla, siin on üks selline kuidagi, kuidas ma ütlen, vana külake, kust mitte keegi hetkel ei ela, aga inimesed omavad siin maad ja saad siin ringi alutada ja vaadata nagu Ja siin on vanad majakesed ja traktorid ja mingid põllumaad on siin. Aga mulle meeldib see seljatagane kalju palju rohkem, see on nagu pangapank, ainult räigelt palju suurem. See cable car'i sõit oli kindlasti siia tulemist väärt, kuid veel enam avaldasid muljet alt avanevad vaated. Selles mereääreses külas ringi alutamine andis nii mõnusa rahu ja eemaloleku tunde. Veel mõned aastad tagasi pääses siia kusjuures ainult paadiga, kuna külaka asub kaljude taga mere ääres. Peale Tšaadasta kruusiskäiku sõitsime 20 kilomeetrit edasi Seiksaali, kus asub imeline musta liivaga rand. Kalad oli püüda. Seal on venna tõngedega. Ai. No fishing. Mida te arvate laavaliivast? Väga jah. Laeveljadega haastudegi. Stepanit.
Vot nii kaugele ma ei määlnud. Laseb märjaks ju. Vaat seda lainet. Ja õigelt soe vesi nagu. Õigelt soe. Siin on nagu mingi 25 kraadi. See pole Eestis suvel, pole Eestis ka nii soe. Kahe jopega. Vesi ma räägis soe. Nüüd on see meie jalad on jääkülmad, aga alguses ei olnud üldse soe. Kuna Madeira on vulkaaniline saar, siis siin niisugust siledat maapinda ei ole, kuhu saaks lennujaama ehitada. Niisiis inimesed mõtlesid, kuidas siia saarele teha üks suur lennujaam. Ja jõuti siis niisugusele järeldusele, et ehitada lennujaam sammaste peale, niisuguste suurte võimaste sammaste peale. Ja siia alla on nüüd toodud paadid, siin on tehtud kardirada, siin on laste mänguväljakud ja siin selle kohal siis lennukid tõusevad õhku ja maanduvad. Ma mõtlesin, et siin see Madeira lennujaam on Cristiano Ronaldo lennujaam, aga ülikõva oleks, kui Kuressaares oleks näiteks Ott Tänaku lennujaam või sajandi saarlase Ivo Linna lennujaam. Ivo Linna oleks kõige parem vist. Aga Tallinnas on ju Lennart Meri lennujaam. Nojah, miks siis Kuressaarde ei võiks Ott Tänaku lennujaam? Kõik lennukid on mingid. Sander ütles, et me teeme täna lebopäeva. 3 kilti sükest teed. Me ei pea ju tervet seda läbi käima. Lebo 3 kilti. Me ei pea tervet seda läbi käima, me võime natukene käia, kui me tahame. Aga see on lihtsalt ilus. Ma tahaksin jalutada natuke. Mingi professionaalsed matkajad tulevad siin varustuste asjadega ja keppidega. Rolts mingi, joo! Felt so judged. Rolts on lihtsalt mingi hipster. Nagu Hans näeb üldse välja nagu mingi rahvatantsija. Ma tantsin läbi selle raja. Tänu meie headele mikritele ilmselt siin nii palju kuulda ei ole, aga siin on mega tuuline. Aga siin on jällegi nii ilus ümbrus, et me mõtlesime, et võiks natuke drooniga nagu ka sõita. Igatahes alguses sõitsin drooniga, jumala norm, mitte midagi ei olnud. Järsku üks hetk hakkas tulema mingid punaseid märked mulle. Strong wind, mingi hoiatused, värki-särki, et home buttonit ei saa vajutada, et pead ise kohal sõitma. Siis ma olin mingi... Ja siis ma olin kuskil... Ma ei tea juba, kus ma olin, kuskil seal. Siis õnneks ma jõudsin siia tagasi. Aga mu juuksed ütlevad vist ka kõik, et siin on tuuline. Nii et ma riskisin enda drooni eluga heade kaadrite nimel. Kodukülasse tagasi jõudes mõtlesime, et siin pole ju tegelikult eriti ringi jalutanud. Seega suundusime alla randa vaateid nautima. Tulime siis kuhugi baari, tellisin endale sihukese asja nagu Nikita, mis on siis kohalik jook. Ta pani sinna sisse õlle ja siis pani mingi seda ananassi jäätist ja siis möksis niimoodi kokku. On päris huvitava maitsega. Ja siis tuli sihuke gaasiline jäätisekokteil kerge alkoholiga. Räägi, mis see on siis? Poncha või?
oi, ma ei tea, mis nad siia sisse panevad. Minu arust neil on siin sees see kohalik suhkrurumm, mida nad ise valmistavad. Siis no ilmselgelt passion fruit. See lõhnab nagu väga värske passion fruit tegelikult, kui aus olla. Ei no ta panigi värske passion fruit. No ma räägin, värske passion fruit ja nagu 2,50. See on nagu mega odav. Ja see lõhnab mega hästi. Aga ta on nagu kange. Ma ei tea täpselt, mis siin veel sees on. Meil andi siis free tapas, aga me päris täpselt aru ei saa, mis asi see olema peaks. Mulle meeldib free tapas, meenutab Hispaaniat mulle. Tegime siis kiire researchi. Mis need on, Sandra? Need on lupiinioad ehk hundioad. Hundiuba. Süüakse siis nii, et sööd kesta ja jätad alles. Maitseb nagu juust. Nagu juustu ja hapukurgi segu, Rolts ütles. See ongi hapendatud just põhimõtteliselt siis. Mida tellisid? Ma tellisin, seal oli põhimõtteliselt ainult 2 snäki valikut. Oli limpetsid ehk siis mingid karbid ja oli squid. Siis ma mõtlesin, et ainult 3 euri maksab, ma võtan squidi, maitsen. Ma tegelikult ei tea, kas see mulle maitseb, aga kohe on teada. See on soe. Eesti keeles kalmaar siis, jah? See on soe, see pole külma. Kuidas on? Päris hea. Maitsime nagu kana, Aga see on nagu mingi sitaks palju parem, kui ma arvasin. Ma olen väga üllatunud. Rolts, squidi. See on päriselt hea, nagu see on soe ka veel. Davai, Rolts. Roland. See on mega hea, see on nagu krevett päriselt. Päriselt. Oota, kas siin ei ole mingi... Ja õlled peale puhku. See tekstuur on natuke teine, aga see maitseb nagu krevett. Ei, Rolts! Rolts, come on, see Sa pead vähemalt närima ja proovima seda süüa. Roland, ei! Söö ära! Come on, dude. Juu, kui rõve. Nagu mingi näriks mingi hästi pehmet kummi. Rolts on toon peast lihtsalt. Ärge kuulake, see on väga hea maitsega. See näeb välja nagu see oleks mingi seen, kui külje pealt vaadata. Ja I hate mushrooms too nagu. Maitsen, ei ole midagi viga ju. Veits siuke keeletunne on nagu keelt sööks. Nagu ta ongi, tekstuur on võib-olla siuke ehmata valgustusega nagu. Minu pole paha. Täiesti segased inimesed peast. Siin on meeter ponchad, mida Rolts tellis. Hakkame kohe lahendama, kõik peaks olema eri maitsega. See on siis kohalik suhkruro brändist tehtud jook, kuhu on sisse pandud veel mingid erinevaid mahlasid. Nii et nüüd nad hakkavad siin testima neid kõik erinevaid asju. Päris erinevad ei ole. Ja tasuta snäkki tuuakse ka, mida elli. Kuidas see öeldi, Sandra? Pänger. Obrigada. Obrigada. Cheers. Once in Rome. Once in Madeira. Filmimisel on meil jäänud 1 päev vahele, sellepärast, et pühapäeva õhtul tabas meid kõiki suur okse ja kakatõbi. Ehk siis me kõik käisime öösel nagu vaheldumisi seal vetsus oma asju tegemas ja terve eilne päev oli ka nii paha olla, et me ei käinud mitte kuskil. Me lihtsalt olime voodis ja jõime kummeliteed ja sõime riisi. Terve päev oli maha kantud ja ainuke väljaskäik, mis oli, ma käisin apteegis, ostsin paratsetamooli ja poest ostsin riisi. Aga jah, päev sai korralikult maha kantud. Aga nüüd on meil viimane päev siin seda saart avastada ja võtame sellest viimast. Loodetavasti. Veits nõrk on olla, aga ma tellisin endal kanasuppi. Kanasuppidi ja kõik haigused parandama. Jah, nii nad räägivad. Mis sa said endale? Ma tahtsin alguses apelsini mahla. Sest oli mingi, et aga meil on päris head limonaadid. Ma isegi ei tea, mis maitsega see on, aga... Apol. Ma arvan, et see on see actual lemonade nagu usakatel äkki sidrunist tehtud. Just ennem rääkisin, et
söögiturv on veel natukene valus sellest ühest päevast, aga pane mullu. toodi suured kausitäis suppi, tundus enorme, siis ma vaatasin, et see on ainult makaron ja kana. Ja siis Roland tellis endale beef sandwichi koos frikatega, mis näeb nii hea välja. Üldse pole kade. No. Ma ei tea, et nii palju teil on. Go for it. Oma viimasel päeval otsustasime teha väikse matka Koimadase metsapargis. Sealt algab mitmeid matkaradu ning pikim neist on lausa 19 kilomeetrit. Madeiral on rohkem kui 200 levadat ehk veekanalit, mis varustavad veega kuivemat lõunarannikut ning toodavad ka hüdroenergiat. Nende ehituse tõttu on levadat saanud populaarseteks matkaradadeks. Kui tahta neid kõiki läbi kõndida, tuleb teekonna pikkuseks lausa hämmastavad 2500 kilomeetrit. Peale matka sõitsime veel niisama autoga ringi ning juhuslikult leidsime ühe imeilusa paiga, kus veel viimast korda drooni lennutasime. Mulle meeldib, et Rants on mingi, ma ei tule ujuma. Ja siis ta võtab järjest riideid selast ära lihtsalt. Tahan lihtsalt jalgadega minna. Ei! Minge ujuma nüüd. Näe vaata, Hans läheb küll ujuma. No, okei, lahe, ma pole Hans. Vaata, laine on ainult selline. Mine ujuma nüüd! Oh-oh. Järgmine hetk on avameres. Ega Madeirat ilma asjata Euroopa Hawaiiks ei kutsuta. See imeline saar oma rohelise looduse ja võimsate mägedega on tõeline matkajate paradiis. Tunneme, et meil jäi veel suur osa Madeirast avastamata, seega tuleme siia kindlasti üks päev tagasi.